Meie esimene külaline, kes siin Auto24 ringil kiiremaid ringe kohe tegema hakkab selle sama Toyota autoga, on mees, kes Eesti jalgpallikoondises on mänginud 114 mängu ja löönud 8 väravat. Jalgpallifännid teavad, see mees on Raio Piiroja. Raio Piiroja, Pärnu mees, aga siin rajal oled sa esimest korda, sa pole varem kunagi käinud siin. Sõitnud ei ole, vaadanud olen. Ehk siis mida sa vaatamas siin käid? Ma käisin siis, kui siin uhked autod olid, iga aasta korra käivad, et käin neid vaatamas. No kui keegi on nii-öelda autovõõras vend, siis Eestis ma paneks sind võib-olla selliseks top 5, et sul on auto, Toyota, kastiga Toyota, mis on ääreni kala alati täis. Kui mina sind näen Pärnu vahel sõitmas, siis kalarivi on järgi, et see on sinu selline nii-öelda tööauto. Jah, on küll. Pool elu Toyotas. Ehk see teenib sind hästi ja loomulikult sellise autoga ilmselt politseile vahele jäämine on võimatu, et trahve sa ei saa. Ei, jah, kui just sellest, et auto liiga mudane on või numbrid välja ei paista, aga üldjuhul trahvi ei ole küll saanud enam 10 aastaid. Sa ei ole selles mõttes kindlasti mingi selline vend, kes käib autoga ümber lapiga, ümber auto ja puhastab seda. See on ikkagi tõsine tööauto, et kes siin ikkagi näeb, siis võib kinni pidada ja vaadata, milline näeb töömehe auto välja. Jah, vastab tõele. Mis nad kõik leida võib? Tule vaata. No kõike ma arvan. Mis su esimene auto üldse oli? Load sa said, vanasti ma mäletan, sa käisid Sikis suure spordikotiga trolli peale, nagu me kõik käisime omal ajal, aga load sa said millal? Ei, load mul olid isegi need niinimetatud titeload, et vanem pidi kõrvale istuma. Et siis mul autot veel ei olnud, aga Tsiki viimases klassis ma ikka panin nii palju raha kõrvale, et ostsin selle auto. Ja see esimene auto oli? No see esimene auto kõlbaks ilusti siia ringrajale ka, et Ford Escort RS Turbo. Ai nii! Ehk et väike selline jõmmipoist oli sellest noorena sees. Ja, et ikka väike liiklushuligaan, et ma suuri pätlusid ei teinud, aga ikka noored inimesed võib-olla sõidavad vähe kiiremini, kui vaja oleks vahesti. Ja siis müüsid selle maha või siis juba läksid välismaale ära ja said mingisuguse klubiauto? Ei, päris ei läinud, et järgmine auto oli Mazda MX-5 või 3. Nii? Ja siis järgmine oli Opel Omega. Kuidagi aina nagu allapoole kuidagi? No, mina aina rahulikumaks ja autod läksid suuremaks, et tegelikult mulle meeldivad suured autod, et kus on ikka mugav see istuda. Ja pere paneb sul täna, sa oled bussijuht põhimõtteliselt. Kui sul perega lähed kuskile ring, siis sa oled bussijuht? Siis ma olen bussijuht, jah. Ehk see buss on? Sevi buss. Jalgpalluritel, nii palju kui ikkagi nii-öelda meedias, suured jalgpallurid kõik, et nende suured unistused on ägedad sportautod, kõik värgid särgid. Sul neid ei tekkinudki lõpuks? Ei, Norras ma sõitsin jalgrattaga, et mul oli küll, et mul 96. aasta Audi A6 oli siiamaani on alles, et sõidab kenasti, et see on üks auto, millega kunagi pole ühtegi probleemi olnud, et ilmselt on 20 aastat sõidetud ja... Sul on 96. aasta Audi A6 on sul alles kuskil garaažis? Ei, paarimees vahepeal kasutab, et paarimehe maja kõrval seisab, et... Ja seda autot sa ei müü ka, see jääbki? No nüüd vist tuleb maha müüa, et nüüd edaspidi käigud kadusid ära kuskil, et tagurpidi on veel olemas. Võidusõitu sellist, pakub see sulle midagi? Ott Tänak sõidab rallit? Ja, ikka muidugi. Jälgid? Ikka jälgin, jah. Aga muud F1 selliseid jutte? Ei, F1 ei jälgi, et ainult autorallit. Mis on suurim kiirus, tippkiirus? Hiinas sa käisid kunagi, mis asjaks sa seal sõitsid üldse? Seal taksoga. Ainult taksoga? Jah, klubil oli oma autojuht ka, et seal on ikka siuke liiklus, et seal ilmselt riiks kellegi kohe ära. Norras jalgrattaga, Hiinas taksoga, see on siis olnud see klubide juures sinu sõidu vahel? No Hollandis käisin ka jalgrattaga, aga Hollandis oli küll siuke asi, et kui seda mängijate autoparki vaadata, et siis mulle ikka klubi direktor andis mõista, et ma vahest ikka läksin oma Audi A6-ga ka sinna, et anti mõista, kuule, et äkki võiks auto muutuse peale... No mis seal olid? No kõige lahjemad olid Audid, aga Audid olid kõik need RS4-d, 6-d, et
Porsed igasugused ära tehtud ja Ferrari oli ainult vahest. Ferrarit vist kellelgi nagu päris isiklikku ei olnud, et need vist vahepeal, ma ei kas anti neile proovisõiduks, aga päris, no need võiks kõik siia ringrajale tuua ja üksteise kõrvale panna. Sattusid kuidagi põlu alla ka mängijate hulgas? Ei tea, ei usu. Keegi öelnud, kuule mees, peale klubi juhi? No ei, klubi juht oli väga soliidne vend, aga just spordidirektor korra nagu mainis, et äkki võtta sponsorauto, aga mõtlesin, mul auto on ja niikuinii enamus aega käin jalgrattaga, et ma nagu ei näinud suurt pointi asjal. Keskiga paratamatult sul käes, mul käes, siis hakatakse nii-öelda mänguasju ostma endale. Kalapüük toob sul nii ropud sisse, sa võid. Sa võiks endale lubada ka midagi, aga sa ei luba. Auto mõttes. No mul on olemas ju, et sõidan Sevi bussiga, et väga tore perega minna, et see ongi siuke vaikselt tiksumise buss, et tal küll mootorit on, kui gaasi annad, et häält teeb, edasi läheb, aga seda väga kasutada ei tahagi. Kui sa rattaga oled sõitnud ja taksoga oled sõitnud, siis ilmselt liiklustrahve sa väga palju saanud ei olegi. Ei ole ja need jäävadki sinna tsiki ajasse, et kui esimene auto oli, et peale seda ilmselt ei ole. Täna sa trahvi kahtlemata siin rajal ei saa, see rada ongi selle jaoks välja mõeldud, et kõik, kes soovivad, saavad siin ennast proovile panna ja ma saan aru, et see on siis põhimõtteliselt su karjääri esimene aja peale autoga sõit. No kindla peale, jah. Lähme vaatame, kuidas see välja tuleb. Mina vajutan siin Auto 24 ringil stardinuppu ja toome teieni 11 erinevat episoodi, kus Eesti erinevad kuulsused sõidavad aja peale võidu. Teie ei pea tegema mitte midagi muud, kui vajutama subscribe'i nuppu, et kõik need 11 episoodi õige ajal teieni jõuaks. Subscribe'i nuppu. No, hakkame enam. Et esimese siis teeme niisuguse tutvumisringi, siis nagu rääkisime 2 kiiret ja siis lõpu mahatuleku jahutusring. Esimene ring ja siis teeme... Esimese vaatame raja üle ja siis paneme 2 kiiret otsa ja siis on lõpuring. Keskmist sorti parem, siin samas ääres pidurdad. Ja. Siin nüüd lased kurvi keskel ennast korra välja. Nagu siit välja nagu on. Korra lased välja, et uuesti lõigata saab. Sisse tagasi keerata ja siit juba läheb gaas peale. Et see on kõige pikem sirge. Et aja tegemise koht on see, et kes siin sirge lõpuks saab kõige suurema kiiruse, aga see tähendab kõik sellest, kui hästi sa sellest vasakust välja saad. Kus maalt siin pidurdama peaks hakkama nüüd? Siin veel ei pea. See läheb veel täiega. See põhjagaasiga või? Jaa. Ossu tois. See oli põhjagaasi kurv, jah? Jaa. Tõsiselt nagu laba on kohe põhjas või? Jaa. Ma ei tea, mul on praegu juba hirmus. Nii räägi sellest, mis siin oli nüüd? Nii, siin hoiad ennast siin sees ja siin hakkad pidurdama nüüd. Ja katsud hoida veel. See on aeglane koht, siin peab rohkem pidurdama. Natuke varem isegi, sest siin sa vaata vajusid liiga vara välja. Siin peab olema pikemalt sees. Kaaskohta. Hoia ennast siin välimises ääres, siis saad sõita jälle võimalikult laugeks, on ju. Ootad seda sisse keeramiskohta, jah? Mis sa nüüd tõsiselt mõtlesid, et kogu aeg peaks gaas põhjas olema või? Jaa. See on mingi 200 varsti sees juba. Normaalne. Nii, ja nüüd hoia siia paremasse äärde. Viimasel ringil lähme siit maha, siit paremale maha. Siis saame boksi tee peale taga. Süsteem on siis lihtne, Rolandiga koos kõigepealt soojenduseks 4 ringi. Raio, need on sul tehtud, esimesed muljed? No, instruktor on väga usaldav inimene, et on valmis igasugust amatööride kõrval istuma. Ja ega ma ikka, jah, seal taga tuleb nagu laba põhja panna, et ega tervet sirget ikka ei julge seda laba põhjas hoida, et poole peal ikka lasin järgi. Roland, see on sinu teha, et nüüd järgmise 4 ringiga ta julgeks. Ehk me räägime sellest Veldi kurvist, kus tegelikult selle autoga minnes
võiks minna gaas põhjas läbi ja midagi ei juhtu. Ja, sealt kannatab minna küll, et Raio veel seda peab vähe täiendama, seda osa. Muus osas saime juba mõnes kohas rehvi vilisema, nii et oli juba rallitunnet küll. 1.50.742 oli sul hetkel kiirem ring. Siit saab ainult paremaks minna. Ma kardan küll, jah. Davai, saate uued 4 ringi ja siis läheb aja peale sõiduks. Okei. Väga hea. Ja nüüd pidur. Veel, jah. Väga hea. Siin hakka pidurdama nüüd. Ja. Veel. Ja nüüd lase laugeks ja gaas peale. Väga hea. Pidur. Veel. Väga hea. Sisse. Pidurda. Nii, nüüd. Väga hea. Pane hooga selle alt läbi. Väga hea. Mulle nagu öö ja päev eelmise korraga ju. Kurat, mul on ikka hirm seal taga ikka, et õhundada. Väike hirm käib asja juurde, see on normaalne. Oli äge ju? Ei on küll, Andrekas on üle, käed on läbi märjad. Nii, teine soenduskatse on nüüd tehtud, Raio, ja läks palju julgemaks. No jah, käed läksid kigisemaks kõvasti. Roland, mehe moodi läks paremaks asi. Absoluutselt, nagu öö ja päev, esimene ja teine kord. Ja mis siis, kus see vahe oli? Nagu tunda ka, natuke rallilõhna on üleval. On. Et veldi saime täiega, pidurdusmaad olid natukene paremad ja oli juba rada meeles, et sai natuke laugamaks joonistatud, et ei sõitnud omal kurve nii teravaks. Kui esimese katsega koos Rolandiga 1.50, siis nüüd 1.44 ehk 6 sekundit parandasid pauhti. Ahah, 1.44 on juba täitsa vägev aeg, midagi öelda ei ole. On. Ja nüüd sa lähed üksinda. Nüüd auto kergem. Nüüd on auto kergem, rada on soojem, rehvid on soojad. Parandad? No ma ei tea, see üks tuli tegelikult päris hästi välja, et proovime korrata. Aga ega eelmine kord palju puudunud, oleks muru peale ka läinud. Ehk see juba nii-öelda läks kompas piire või? No ma arvan, et kui veokoja kontrolli polnud, siis ma oleks kuskil kõrgestes olnud. Okei, need ajad, mis praegu välja sõidetud on, need ei loe mitte midagi. Tabelisse läheb nüüd see, mis sa üksinda sõidad. Ole tubli, Raio. Hea küll. Pidur, lähme. Tubli auto ja vaba põhja. Hoiab laba põhjas. Kõva pidurdus.
Läheb. Läks natukene valesti vist. Okei. Siin pidurdab ja hoiab trajektoori ja nüüd laba põhja. Läheb. Igor ja kui lahe. No nii, oli suurepärane näha Raio arengut, vähemalt sinnamaani, kui Rolandse kõrval istus. Süsteem oli lihtne, 4 ringi, kõigepealt koos Rolandiga, siis väikene paus, uuesti koos Rolandiga 4 ringi ja siis juba üksinda. Lähme kõigepealt esimese 4 ringi juurde, nagu ei saanud tunnet sisse või said? Ei saanud, ei ole kunagi sõitnud nii kiiresti ja juba need kiirused hakkasid häirima. Et sa tunned, et see auto läheb kiiresti nagu, aga sa nagu ei usalda seda. Sa oled tahtnud selle kastikaga sõitma, et kui sa ikka 70 kurvi lähed, siis kummid juba vilisevad, et ta hakkab ära libisema, aga see auto on nagu maa külge kleebitud, et... Teise katsega see usaldus tekkis? No mul kõrval inimene ikka käskis nagu autot usaldada ka, et... Nii, ja sa usaldasid nii-öelda kõrvalistujad ka tegelikult? No ikka, jah. Kui ta ütleb, siis tuleb minna. No tegelikult on nagu hea, kui keegi kõrval on, et siis sa tead, et sa nagu katastroofiliselt midagi valesti ei tee, et kui öeldakse hoia laba põhjas, et noh, ega me esimese 4 juures ikka 4. ringi ka, ega ma päris põhjas, ma ikka kergeldasin varba üles nagu, et kerge hirm ikka veel oli. Ehk me räägime kogu aeg sellest samast vellikurvist, kus see läbisõit tundub täiesti nagu ogar, et sealt tullakse täisgaasiga. No seal ongi nagu algus on ilus sirge nagu, aga siis mingi väike jõnks nagu ja see on täpselt siuke tunne iga kord, et kui ma nüüd natukene nagu maha midagi magan, et siis on minek ka nagu, et see kiirus on nagu absoluutselt suur. Nii, jõudsid vaadata ka, mis see kiirus seal oli? Ei jõudnud. Ja siis oli üks kiire ring, üksinda. Ja selleks hetkeks oli sul ikkagi tegelikult juba nii-öelda, sa olid müüdud mees, sulle see asi meeldis juba. Ja siis meeldis küll jah, et noh, sellest viimast ringist, et üksi oled, et usaldad ennast ja autot ja siis ikka oli kõva adrekalaks, et ma tulin nagu, pidin maha sõitma, et ma unustasin tegelikult selle parem kurvi ära, kus ma maha pidin. Eks sa nautisid seda nii-öelda mahatuleku ringi nii kõvasti, et sa magasid maha ja tegid 1 ringi veel? Jah, põhimõtteliselt küll jah. Sa ei saanud pulssi alla? Ei saanud, jah. Mis arvad, kuidas sul läks? Tuletame meelde, et esimesel katsel, kui ta oli koos Rolandiga, oli ringi aeg 1.50. Teisel katsel koos Rolandiga 1.44 ehk 6 sekundit juba parandust. Ma hetkel veel ei tea, mis su üksinda sõidu aeg oli. Tegid sa nagu paremini enda arvates või mitte? No ma ikka pingutasin küll rohkem ja neid pidurdusmaid lasin nagu lühemaks, et ma ei tea, kas see lõpukokkuvõttes hea oli, et peale seda pikka sirget, et seal vist pidurdusega natuke hiljaks jäin nagu, aga muidu ma arvan, et tuli suht okei. Vaatame. No vaatame. 1.41.828 tuli siis üksinda sõites veel 3 sekundit parendust ja keskmine kiirus ringib 117,88 kilomeetrit tunnis. See on keskmine. Raio, kuule, siin on tegemist kadunud talendiga. Ei, no nii ei ole, aga vaata sportlastel on see, et kui on vaja panna, et siis natukene pannakse ja keskendutakse rohkem ka. 1.41 ma võin täiesti selgelt välja öelda, et see on minu jaoks ikka üllatavalt kõva aeg. See ei ole üldse kehva aeg. See on super aeg esimese korra kohta tulla ja sõita. Ma pakun millegi pärast, et see ei jäänud sul siin rajal nüüd viimaseks korraks. Ma arvan ka, et ma tulen veel. Aga tegelikult Roland ütles mulle, et ta sõidaks sama aja minu hiiluksiga. Sõidaks? Jah. Seda võib-olla nii et ärme ülivõrdesse lähme. Seda võib-olla kunagi saame näha, kas ta seda teeb või mitte. Aga kas sa hiiluksi nüüd vahetad välja või jääb ikka hiiluks? Ei jääb hiiluks. No, siin saab alati teise Toyota rentida endale. Aga ma arvan, et tuleme veel. Jätame meelde siis 1.41.828. Aitäh, et sa tulid. Aitäh kutsumast. Ja vaatame nüüd. 9 meest pärast sind tulevad veel. Mitmena koha sa lõpuks saad?
Meie kohtume juba nädala pärast, kui istub siin Raiu vastas juba hoopis teine mees ja hoopis teiste kiirustega päris kindlasti. Need Toyota rajaautod olid 11 korda meie käsutuses, et näha ära, kuidas 11 erineva ala tuntud Eesti inimest nende autodega siin rajal hakkama saavad. Meil oli olümpiavõitjaid, meil oli muusikuid, meil oli näitlejaid, meil oli ajakirjalikke. Kes teist sõitis välja kiirema ringiaja? Te saate seda varsti näha, aga enne kui saate näha, vajutage subscribe'i nuppu. See toob värsked episoodid kõige kiiremini teieni.